Nüüd aga piparkoogi tegu. Tuuli, tere hommikust! Tere! Minu ülesanne on siis teha piparkoogist Katrin loomulikult eksperdi abiga. Šabloon on siin. Selline siis on see lähtepunkt. Sellest on juba õnneks edasi liigutud ja Katrin on välja lõigatud. Selle pitsakettaga, et on väga hea lõigata siukseid sirgeid jooni. Ja, me oleme siin varasematel päevadel teinud piparkoogist Liisu, piparkoogist Reimo ja piparkoogist minu. Ja siis see lõikamine on võtnud päris palju aega. Me selle jätsime praegu kaadri taha ja sa ütled, et pitsa selle kettaga, pitsa lõikuriga on väga hea seda teha. Ja veel üks šabloon oli eraldi siis, et teha see jakk või vest peale. Et just nimelt, kuidas siis üksteise peale kleepida neid, seda ma tahtsingi näidata, sest meil on ju plaan teha Katrinist ikkagi selline muinasjutuline Katrin. Me oleme kõik, mina olen prints, muinasjutu prints, Reimo on ka mingi keegi selline tore tegelane, eks, ja Katrin peab ka olema muinasjutu tegelane. Aga räägi see kleepimise jutt siis ära tõesti, et mis need võluvõtted on, kuidas need erinevad asjad omavahel kokku kleepida, need erinevad osad ja millega seda siis teha? Et niimoodi siis läheb vaja ainult kõige tavalisemat vett ja siis sa väikse näpuga on kõige parem panna, siis ei tule liiga palju vett, eks ole. Ja paned vee alla ja liitsud niimoodi õrnalt, mitte palju. Et see vesi täitsa nagu, pane ise siis teine see vesti või jaki siil. Ja et Katrinist tuleks see siukene muinasjutuline, siis me paneme talle tiivad. Katrin saab kohe tiivad ka. Ma lõpetan selle vee episoodi siin ära. Võib vist veel panna natuke. Ja liiga palju pole ka vaja. Ja need tiivad on siis, ega alati ei ole sul vaja eraldi šablooni teha, et minu idee ongi, et lõigata välja erinevate tavaliste vormidega ja siis neid nagu kokku liimida, nagu legosid kokku panna. Ja tiivad tulevad siis lumehelvestest, sest Katrin võiks olla selline haldest, kes võlub meile ikkagi valge lume taevast. See kõlab nagu Katrin, see juba kõlab nagu Katrin. Ma tegin siin alumise ääre koledaks ka, aga siia paneme ju niikuinii peale meile lähevad muidugi sinna kaunised. Nii, aga teeme siis selle tiibade episoodi ka ära. Ja, et vaatame siin, ma mõtlesin, et siukse suurema lumehelbe paneme siis siia serva alla. Niimoodi. Ja paneme jälle siis natukene siia lumehelbe peale vett. Siis kokkupuute kohale, seal kus kaks piparkooki kokku saavad. Ja niimoodi. Seda me saame veel nihutada. Ja et Katrin pärast püsti seisaks, siis ma siia alla olen pannud fooliumist. Lihtsalt voolinud sellise nagu kumeruse. Just, et seda kumerust tekitab siis selline fooliumi kera. Väga oluline. Nii teeme selle teise. Vaata, kui huvitav lähenemine. See on väga tore mõte sul, et tegelikult on ju lihtsalt tavalised piparkoogi vormid. Meil on siin lumehelbekesed ja nendest saab teha, niimoodi kokku pannes, saab teha täitsa ilusad tiivad. Ja kuidas need tiivad veel õhulisemaks võiks teha, siis näed, siin on siuksed väiksed vormid, et sa võid lõigata, ütleme, mis siia võiks sobida haldjale, mõni kelluke näiteks. Kellukese kujuline. Aga siis selline ühe näiteks õhuaugu tekib. Ja vaata jälle nipp väikse vormi, siis jääb tainas kinni. Aga väikse pulgaga saad lükata välja. Ma ei tea, kas nüüd need tiivad lennatada nüüd ei saa muidugi, nüüd tuult alla ei võta need tiivad. Nii, ja veel pitsilisemaks teeme seda asja. Ai, kui ilus. Nii, näed. Ja võib-olla tiibade peale ikkagi oleks hea panna ka siukseid nagu lumehelbeid. Kuhu ma neid pean panema? Vajutad siia kuskil sisse, näed. Selles mõttes selle alumised, nii, näiteks siia. Ja siis sellisel juhul, kuna see on enne küpsetamist, täitsa vajutan sisse, kas veel tugevamalt või nii piisab? Nii piisab, et ta kuigi palju, eks ju, kerkib, aga et ta lahti ei kerkiks ja vaata näiteks siia otstesse võid panna veel siuksed hõbedased tähed. Nii, aga et me siis seda teist poolt praegu, kuna meil enne ahju minekut jääb natuke aega, et aga siin kaadri taga saab ka toimetada, siis tegeleme veel millegi muuga ka. Jätame selle teise pool. Prillid. See on ju Katrin. See on kõige tähtsam koht nüüd, kuidas me lahendame Katrini prillide küsimuse. Ja mitte ainult prillide, vaid sellise efektse jaki või vesti, eks ole, et ma olen tähele pannud, armastab selliseid ägedaid, moodsaid
siukseid, siis selle jaoks on mul kaunistused hoopis looduslikud. See on väga tore mõte. Siin on siis sõbralikud. Kõrvitsaseemned. Päevalilleseemned just, et mandlilaaste on, mandleid on. Kuivatatud jõhvikad. Nii, aga millest, mis siis täna saab? Prillideks näiteks. Katsu panna siia selline kandiline laduda. Päevalilleseemnetest. Nii, vaatame siis. Need on lihtsalt peenemad, ma vaatasin. Huvitav, kas see nüüd see ülemine äär läks ta õigesse kohta mul, kui see on ülemine äär? No katsume, pärast saab nihutada. Selge, et läks valesti järelikult. Ei, mitte väga. See tainas on vaata siuke hea materjal, et sa saad vormida näppudega nagu savi. Nii, Katrini prillid, no vaata värisevatest kätest rääkides, ma väristan kätt selle pärast lihtsalt, et ma ei tohi ära rikkuda seda, sest Katrin on mul suur lemmik ja ma tahan teha au talle. Jah. Ei, seda sa ka kindlasti teed. Nii, aga mis selle kohta nüüd öelda, et täielik käkk või? Mitte seda, võib-olla natukene nihutama. Võib-olla mitte päris täielik käkk, aga siis... Ei, no mis mõttes käkk? Aga tõesti, see juba mulle tundub, et see võtab ilmet. No vaata, prillidega on üldse ju suhteliselt lihtne anda inimese sellist... olemust edasi. Teeme valmis need ja siis ma näitan kaamera poole ka, et kas ma panen selle alumise ära ka? Ja siis ma näitan kohe siis ma näitan siis natukene, ma kallutan, et siin see plaadi äär jääb ette. No vot palun, Katrini prillid. Öelge nüüd, et see pole Katrin. Ma vaatan tema sügavatesse silmadesse, see on absoluutselt Katrin. Nii, nali naljaks. Teeme nüüd jakki ka siis, et oi, kui hea mõte. Vaat see mõte mulle meeldis juba enne, kui sa mulle sellest rääkisid, et kõrvitsaseemnetega teha see... Nii, kohe me peame andma sõnajärje üle, aga siis me teeme veel, kaunistame ära siin. Kuule, see on geniaalne mõte. Ja see, et need kaunistused või need elemendid on looduslikud, see on tõesti väga hea mõte. Üle serva võib ka panna, see oleks nagu karvad nagu. Ja, see sobib Katrile. No aga olgu, teeme siis praegu nii, et me jääme siia tööle. Me viimistleme ära, enne ahju minekut veel teeme siin need prillid korda, jaki korda, teeme teisele poole tiivad Katrinile ja siis läheb piparkokk ahju. Just. Super, aitäh. Nüüd aga jälle tähelepanu Katrinil, sest meie piparkokk on kas just 100% valmis, aga peaaegu. Kuidas läks, Tuuli? No need kuldsed pärlid küll sulasid ära ja suu, aga ma panin vahepeal uue. Et nende suhkrukaunistustega ongi see, et sa pead väga täpselt vaatama, millist saab ahju panna, millist mitte. Et need, mis on üleni suhkrumassist tehtud, need tõesti ei sula ära. Meil on siis Katrin, ta on tiibadega sellest, kuidas neid erinevaid piparkoogi detaile veega omavahel kokku liita, me enne rääkisime ja väga tore on see, et Katrin on siis kaunistatud looduslike abivahenditega, kõrvitsaseemneid, päevalilleseemneid ja jõhvikatest oled sa teinud selliseid südameid ja see nipp on väga lihtne tegelikult. Väga lihtne. Otsid ühe kuivatatud jõhvika, lõikad noaga talle siukse lõhe sisse ja siis näppude vahel saab teda natuke vormida ja ongi seal siuke tore väike süda, on ju. Suurepärane. Saad selle panna. Katrini kuub on kaunistatud siis kuivatatud jõhvikate ja kõrvitsaseemnetega ja on natukene ka siis neid suhkrukaunistusi, et see kõik saab kuidagi kokku. Nii, aga kas midagi on veel tegemata? No mulle tundus, et juustele oleks hea panna mingisugust tumedamat glasuuri, et päris musta glasuuri mul ei ole, kuigi oleks võinud teha, söetablettidega tehakse, ma tean. Musta glasuuri. Aga leidsin sellise musta sõstra glasuuri, tumepunase. Seda korraks peab vaatama, jookseb küll. Kas tahad talle juukseid teha? Ma väga tahaksin ka midagi lõpuks teha, sest olgem ausad, minu panus on olnud minimaalne. Keera siukene keerd peale, et siis ta tuleb nagu surve all. Ja kas kohe täitsa siia, kus need juuksed jooksevad, kõik voogavad juuksed, Katrini juuksed? Ühelt poolt ja siis teiselt väga hästi tuleb ju. Nii, pane pikemalt allapoole ka, vaata, tal ju langevad õlgade peale. Mis see siin on? Kas need on ka juuksed või? See ma panin ennem sinna peale panen. Kas ma peaks tegema jämedamaks neid, et kõrvale veel või ja, kõrvale veel võid teha ja sest mulle tundus, et see peaosa jäi natukene väikeseks. Katrin on väike pea, jah? No tegelikult ega see piparkoogi tainas ongi selline, et sa kunagi ei tea, kuidas ta välja tuleb.
ei, aga vahel kerkib poole suuremaks. Need Katrini kaunid voogavad juuksed, no kuulge. Ja pidulikud tumepunased. Ja mulle just meeldibki see, et see kõik ei pea olema nii nagu selline üks ühele, et meil ei olnud seda musta glasuuri söetablettidega tehtud, sellest pole lugu. Ma arvan, et Katrin absoluutselt ei pahanda. Oi, nüüd ma ühe selle seemekes, aga et ikkagi õlgadele ka voogavad need juuksed. Kas ma... Kuigi vaata vahel, kui tuleb nüüd mõni kaunistus lahti, pane siia täppglasuuri ja siis saab ja kinnitan selle uuesti, ma panen selle siia glasuuriga. Ja, ettevandust. Vabandust, ma olen hävitamas Reimot, oi. Nii, ja ma panen selle siia. No, ma vaatan otsa ja nagu vaataks Katrinit. Aga tõesti on. Kuule, aga sa tahtsid veel ju mingisuguse päris südame koha peale panna. Jaa, sest Katrin on erakordselt suur süda ja ma tahaksin seda rõhutada. Säravama südame, et kas siis nüüd punase või see roos, siin on üks roosa on siuke natuke suurem. Aga teen siis siia, see on see südame koht. Kas ma teen siia peale või ma teen eraldi südame? Kuidas sa ise tahad? Kus on südame koht? Kuhu ma võiks siia? Kuskil siin ja võib-olla siin või? No, kus ma näita uuesti, kus siia tegin? Vasakul pool, jah. Siia? Jah, näiteks. Ma panen selle glasuuriga või täppi, on ju. Täppi. Ja siis vajutad selle sinna peale. See on nagu liim. Süda õige koha peal inimesel ja see on täpselt lause, mis iseloomustab Katrinit. No natuke mökerdamist, aga... Ja ideaalne. Mis nendest piparkookidest nüüd saab? No tegelikult võiksid nad ju jõuda sinna piparkoogimaania näitusele. Ma arvan, et nad on seal küll väärt kohta. Nad sinna jõuavad ka Reimo lesib siin, Prints Juhan, Liisu ja valmis saanud Katrin. Nii, ja ütle veel siis lõpusõnad. Et no Katrinile ma pean veel, eks ole, toe taha panema, aga et nüüd te tõesti tulete ju Präänikute maalt. Tuleme jah. Ja Katrin seda tuge kindlasti ka vajab, et püsti seista. Seda tean ma omast käest. Katrin saab kohe tulla imetlema. Tuulis suur aitäh, et seda hommikul tulid. Sust oli erakordselt palju abi. Homme läheb Televisioon eetrisse Tartust.